Skeptiku pooltund. Tere tulemast kuulama Skeptiku pooltundi. Algab järjekordne episood meie sarjast. Täna on stuudios üks inimene rohkem. Lisaks Martin Vällikule ja minule on meil stuudios ka Ivo Krustok. Ivo, kes sa oled ja millega sa tegeled ja mis on meie tänase saate teemaks? Tere kõigile kuulajatele. Mina olen keskkonnatehnoloogia doktorant. Tartus, kurat. Enam ei ole Tartus. Enam ei ole Tartus. Olin Tartus, praegu olen Rootsis Mälardalen ülikoolis ja tegelen keskkonna mikrobioloogiaga. Ma uurin reovee, baktereid ja vetikaid ja arhesid ja muid põnevaid loomi seal sees. Ja täna me oleme siia kokku tulnud selleks, et rääkida sellest, kuidas teha vahet teadusel ja pseudoteadusel. Sest kuigi ma võib-olla sellel teemal spetsialist ei ole, ise ei ole teadusfilosoof, siis ütleme igapäevases töös ja ka igapäevases elus on see selline oluline küsimus, eks ole? Tõepoolest, mina olen Martin Vällik, tere päevast. Et vahe tegemine teadusel ja pseudoteadusel on ka tõesti igapäevaelus oluline oskus. Teadusfilosoofid on selle üle kindlasti palju arutlenud, on nimetatud erinevaid tegevusvaldkondi, mis paistavad mingisugusel hetkel teaduslik välja, siiski nimetanud pseudoteaduseks. Tihtipeale on see käinud niimoodi kõhutunde põhjal, aga filosoofid ja ka paljud teadlased ise, eks ju, kellel on kalduvust aegalt nagu arutleda, on püüdnud nagu seda piiri või vahe tegemist siiski kuidagi moodi ka sõnadesse panna. Seda nimetatakse demarkatsiooniks. Ehk meil on mingisugune joon, ühel pool joont on meil päris teadus ja teisel pool joont on siis mitteteadus või pseudoteadus või pahateadus või ja lapsel mitu nime. Ääreteadus. Või ääreteadus, mis tegelikult võib osutuda ka teaduseks. Yes. On olemas ka parateadus, para selles mõttes, et ta ei ole veel teadus, aga võib selleks saada, mitte nüüd paranormaalsete nähtustega segi ajada. Või eelteadus või ühesõnaga neid nimetusi on päris palju ja see pilt on kirju. Kas me täna natuke lihtsustame selles osas, et võtame sellise suurema termini alla pseudoteadus, nii-öelda kõik need hea lapse mitu nime? Jah, me saame arutleme selle üle, et millised on näiteks teaduse omadused ja milliseid võtteid siis nagu kasutatakse, aga mis ikkagi langeb sinna demarkatsioonijoone teisele poolele. No selle teaduse ja pseudoteaduse koha pealt on üsna sükene võib-olla konkreetne näide, mida alatasa tuuakse just teadlaste poolt, et teooria on teaduslik siis, kui on võimalik konstrueerida mingisugune katse, mis selle ümber lükkab. Tänapäeval, kas selline mõtteviis on üldse levinud, sest ma tean, et sellisel asjal nagu stringiteooriale, mis on kosmoloogia osa, mis ei ole naistepesu osa, sellele heidetakse ette, et ta ei ole ümber lükatav mingisuguse katsega väga lihtsasti tänapäeval, kuigi seda arendatud mingisugune 20 aastat juba on. No falsifikatsionism või siis võimalus midagi ümber lükata on tegelikult teadusfilosoofia selline nii-öelda püha alguspunkt või ütleme üks tähtsamaid keskseid mõtlemisi ja selle peale siis tuli omal ajal või sellega tuli välja Karl Popper, kes siis peetakse selliseks üheks kõige mõjukamaks või tähtsamaks teadusfilosoofiks. Aga reaalsus pole kunagi nii lihtne nagu ilusad teooriad või vähemalt siis filosoofilised teooriad, et kahjuks ei ole võimalik vähemalt minu arvates ühe vitsaga lüüa kõike, et falsifikatsionism ikkagi teatud mõttes jääb puudu. Et stringiteooria koha pealt võiks öelda, et tema on nagu selline natuke sinna ääreteaduse poole. Et ta võib saada üks hetk mainstream teaduseks, aga fakt, et ta ei ole nagu nii selgesti katsetatav või nii selgesti ümber lükatatav, on probleem kindlasti. Jah, see falsifikatsionism on tõesti üks väga mõjukatest kriteeriumitest olnud, aga selle kohta on ka kriitikat tehtud küllap õigustatult ja hilisemad teadusfilosoofid on
mitte et nad täiesti selle falsifitseerimise asja nagu kõrvale lükkaksid, küll aga osutavad probleemidele, mis sellega võivad kaasa tuua, sest sellega me võime tunnustamata jätta hulk teaduslikke tegevusi, kas või see sama stringiteooria, eks ju, või kui nüüd kosmoloogiast veel öelda, siis ka see multiversumi teooria, sest kuidas sa näiteks kavandad mingisugust katset või vaatlust või milliseid prognoose sa saad püstitada asjale, mille multiversumile näiteks, eks ju. Et see on keerukas, aga tahaks siia vahele kohe küsida, et on erinevad auhinnad, mida skeptikud pakuvad inimestele, kes peaks tõestama näiteks, et pendel töötab või nõiavits töötab või mingisugune selgelt nägemine, telepaatia töötab. Et seal on igasugused auhinnad ette nähtud, see katse enamasti põhinebki sellisel popperlikul falsifikatsionismil, et kui sul on võimalik näidata, et see töötab, siis on väga hea. Ja põhimõtteliselt tehaksegi katse, mis üritab kuidagi ümber lükata seda asja, et kui samas teaduslik reaalsus, nagu te siin ise ka räägite, alati ei allu falsifikatsionismile, et kas siis saab öelda, et pendli asi on näiteks pseudoteadus või äkki ta on ikkagi teadus, lihtsalt te ei oska kuidagi mõõta seda? Ja, nendel selliste katsete ülesehitamisel lähtutakse ikkagi nii-öelda selle katseisiku või see, kes tahab ennast nagu proovile panna tema väidetest. Tema ütleb, et mina suudan sellistes tingimustes teha sellist asja. Ja sellele siis ehitatakse üles katse, kuidas tema väidet kontrollida. Juhul, kui see katse nagu ei õnnestu, eks ju, selles mõttes, et ta ei suuda oma lubatud nagu täide viia, siis tegelikult me ei saa selle põhjal ju otsustada seda, et see võime või see väide, mida tema väitis endal olevat, et see oleks nagu lõplikult igavesti nagu kummutatud. Niimoodi me ei saa nagu tõendada, et asja pole olemas, eks ju, sellise katse põhjal. Küll aga me saame öelda, et sellistes katsetingimustes selline väide ei leidnud kinnitust. Nüüd võib muidugi minna paar sammu edasi, eks ju, et kui me oleme selliseid sarnaseid katseid teinud 10, 100, 1000 või 10 000, et millisest piirist alates me saame väita, et ilmselt ei ole mõtet selle väidete kompleksiga enam sellisel moel tegutseda. Me saame ehitada sellistele väidetele, ka pseudoteaduslikele väidetele, teaduslikke nii-öelda katsetingimusi ja me saame neid asju teaduslikult uurida. Aga pseudoteaduseks ilmselt sellistel puhkudel muutub asi siis, kui vaatamata olemasolevale tekkinud ja kujunenud tõendusmaterjalide hulgale, mis näitavad või osundavad selles suunas, et ilmselt nendel väidetel ei ole mingisugust nagu seost reaalsusega, ikkagi püütakse väita, et need asjad nagu on reaalsed, ainult et nad ei ole veel avaldunud. Ühesõnaga, mida mõõdetakse sellises olukorras, ei ole mitte see nähtus ise, vaid inimese väide nähtuse kohta. Selles mõttes, et inimene väidab, et ta suudab teha asja X ja siis me mõõdame, kas ta suudab seda teha. Mitte ei ole küsimus selles, et kas selle nähtus, mida ta omaette praktiseerib seal, et kas see on reaalne või ei ole. Pigem siis inimese väidet mõõdetakse. No tihti öeldakse, et ma ei saa tõendada seda, et mitte olevat asja ei ole olemas. Ja, küll aga me saame küsida, et mis erinevus on asjal, mille kohta ei ole ühtegi korralikku tõendit ja sellisele asjale, mida ei ole olemas. Et see on jälle niisugune arutlev asi või niisugune vähekene voolav värk, eks ju, mis tegelikult minu meelest näitabki seda, et see demarkatsioon teaduse ja mitteteaduse või teaduse ja pseudoteaduse vahel on niisugune hämar, ta ei ole kindlasti selline joonlauaga tõmmatud joon, vaid seal esineb halli alasid ja seetõttu me saame ka arutada selle üle. No selle probleemi ette on tegelikult jõudnud ka ju enam-vähem kõik teadusfilosoofid. Meil on, ma ei tahaks jääda liiga süviti selle falsifikatsiooni peale, sellepärast et nagu sa ütled, see joon on hämar ja see joon on selline, mida me ei saa ühe kriteeriumi järgi paika panna. Nüüd antud juhul väga kuulsaid teooriaid on ju veel, et näiteks Thomas Kuhni pakutud normaalteadus, kus teadus tegeleb
puslede lahendamisega või ütleme mõistatuste lahendamisega tulevad ette uued mõistatused, teadus on arenev, teadus on muutuv. Mis osalt ütleme näiteks see siis erineb pseudoteadusest, kas see siis ei ole, ütleme tema mõtete järgi? Küsiks siia kohe vahepeale, et puslede lahendamine, mida sellele mõeldakse? Ma saan aru, et kas erineb kuidagi sellisest paradigma nihke küsimusest või mille poolest see kujund on hea kirjeldamaks seda teooriat? No Kuhn siis rääkis laias laastus sellest, kuidas teaduses on selline normaalteadus, igapäevane teadus, mis lähtub paradigmast ja siis on need nii-öelda erilised hetked, mida tema siis viskas kriitikaks ette Popperile, et tema ainult keskendub neile erilistele hetkedele, nendele paradigma muutustele. Et ütleme, teadust oleks parem kirjeldada just selle igapäevase paradigma sisese tegevuse järgi, kus katsetatakse, proovitakse, mõõdetakse ja kas siis tugevdatakse teooriaid või siis lükatakse ümber. Ja kui meil üks hetk on meeletu kogus nii-öelda probleeme paradigmaga, siis toimub suur paradigma muutus. Et kui me võtame nüüd lemmiknäite kõikide teadusfilosoofide poolt ehk siis astroloogia, et oskad sa, Martin, tuua näiteid selle kohta, et miks astroloogia sellele ei võiks vastata? Et miks ta ei ole teadus või? Jah, et kas ta on muutuv? Astroloogia mõneti paistab, et on muutuv, küll aga ei ole astroloogias sellist ühtset nagu paradigmat. Või natuke nagu oleks ja justkui nagu natuke ei ole ka, sest erinevad astroloogid peavad astroloogiaks erinevaid asju. See, et tähed ja tähemärgid ja sellised asjad nagu toimetavad ja planeedid, eks ju, aspektid ja muud asjad. Aga see, mis on astroloogia nagu ülesanne, mis on tema, osad nagu mõtlevad, et astroloogia on pigem nagu sükune psühholoogia poole kalduv asi või nõustamise poole kalduv asi. Osad peavad seda vägagi teaduslikuks, sellepärast et ta kasutab ju teaduses tunnustatuid astronoomilisi nähtusi. Õigemini astronoomia ongi kasvanud ju välja astroloogiast ehk siis tähtede asendite, planeetide asendite jälgimisest ja vaatamisest ja siis seostamisest sellega, mis siin maa peal võiks toimuda. Aga teadus on edasi läinud, eks ju. Astronoomiast on saanud astrofüüsika pigem. Astroloogia tammub nagu sama koha peal ja ta ei muuda sugugi või ei taha muuta oma neid põhilisi aluseid, kuigi need nagu teaduslikest nurkadest vaadates ei saa ju toimida. Vot selleni ma tahtsingi jõuda, et tegelikult tihtilugu astroloogia puhul visatakse positiivse näitena seda, et tegu on tuhandete aastate vanuse teadmisega. Et siin juures ongi see oluline vahe, et teadus on muutuv, teadus on kasvav, progresseeruv, mida ka siis Popperi edasiarendaja Imre Lakatos siis tõi välja, et teadus peab olema progresseeruv. Teadus liigub täpsemate teadmisteni, teadus liigub ennast korrigeerivate teadmisteni ja pseudoteadus seda tihtilugu ei tee. Et on mingisugune mõte võetud, see mõte võib isegi teatud olukordades püha olla, mitte muudetav oma iseloomult ja see on üsna suur nii-öelda nael sinna kirstu, et tegu on pseudoteadusega. Üks näide, mida veel võiks tuua, on seesama kuulus homöopaatia. Et sel ajal, kui homöopaatiale alus loodi, siis selliseid konkureerivaid meditsiinialaseid teooriaid oli mitmeid. Ja selles mõttes homöopaatia oli nagu üks mitmetest, siis tuli 19. sajand, tuli Pasteur ja Koch ja muud teadlased, eks ju, kes näitasid ära, mis nakkushaigusi meil põhjustavad, eks ju. Homöopaatia küll vaibus mingisuguseks ajaks, aga mingi aeg võeti ta jälle nagu elustati. Ja tänapäeval osad homöopaadid või homöopaatiameelsed kasutavad ka teaduslikku meetodit, et uurida homöopaatiat, et uurida nende
homöopaatiliste nii-öelda ravimite või ravimisarnaste asjade mõju või ka selle protsessi mõju, eks ju, ja püüavad välja pakkuda väga mitmesuguseid teooriaid, miks see mõju olema peaks. Samas see on nagu, lähenetakse asjad nagu pahupidi. Selles mõttes, et eeldatakse, et homöopaatia toimib, siis me kavandame mingisuguse katse, mis ilmtingimata näitab, et see asi tõesti toimib. Tegeletakse sellise konstruktsiooniga tagurpidi, mitte niimoodi, et me teeme katseid, me uurime värke ja siis teeme sellest nagu uusi järeldusi ja liigume asjaga edasi, vaid meil on eelnevalt fikseeritud arusaam ja siis me kavandame selliseid katseid või valime välja selliseid katsetulemusi, mis tõendavad, et meie eelnevalt välja valitud arusaam on õige ja tõene. Ja välistame need katsetulemused, mis kipuvad meie arusaama ümber lükkama. Et selline jonnaklus on kindlasti ka üks asi, mis on omane pseudoteadustele, sest teadus üldjuhul kas varem või hiljem, et kui katsetulemused ikkagi ei näita, et tema teooria nagu tõele vastaks, see hüljatakse. No aga tulles tagasi korraks astroloogia juurde ja selle idee juurde, et on olemas paradigma sisene tegevus ja siis vahel on vaja ka siukse paradigma muutusi, et edasi areneda. Kas me ei saaks võtta siin kohe praegu astroloogia näiteks ja üritaks esile kutsuda paradigma nihke astroloogias? Sest ometigi see horoskoop, traditsiooniline tähtkujude horoskoop, see on ju korreleerub aastaaegade ja kuudega ja kuupäevadega, et põhimõtteliselt see on ühe aasta raames ja me teame, et see on valmis konstrueeritud, need põhimõtted on tehtud põhjapoolkeral, kus on aastaajad, üsna konkreetsed, mis samuti korreleeruvad horoskoobiga, on erinev dieet, erinevad asjad, mida inimesed söövad vastavalt aastaajale, sest vanasti ei olnud külmkappe, võeti seda, mis parajasti käepärast on. Ja me teame ka tänapäeval geneetikast, et ometigi on võimalik geeni ekspressiooni muuta vastavalt sellele, et millised välised faktorid on olemas, näiteks keemilised faktorid. Et kui me võtame neid kõik kokku, kas on võimalik, et tegelikult see, mida astroloogia mõõdab, ei ole tähtede mõju inimesele, vaid tema ajas muutuva, aga samas regulaarselt jälle tagasi tuleva tsüklilise keskkonnamuudatuse mõju lootele näiteks, mis muudab võib-olla isikuomadusi. Jah, aga see ei ole enam ju astroloogia, see on ju siis kas siis geeniteadus või epigeneetika või muud teadusharud, eks ju, mis tegelevad siis nii-öelda bioloogiliste süsteemide ja keskkonna vaheliste mõjudega. No samas me teame ka, et Newtoni teooriad ei vasta enam täies mahus tõele ometigi pärast seda, kui Einstein tuli oma relatiivsusteooriaga. Nad vastavad tõele, aga teatud piirides. Mõnes mõttes võib ka öelda, et astroloogia vastab tõele, vähemalt paljud väidavad niimoodi. No sellega on teatud mõttes see probleem, et keskkonnatingimusi üldiselt, see on nagu üks viis, kuidas astroloogiat nagu ümber lükata, et on vaadatud tihti lugu erinevaid ühemuna raku kaksikute katseid, kus nad on pärast sündi eraldatud, nad on ju sündinud põhimõtteliselt ühel ajal. On vaadatud ka inimesi, kes ei ole kaksikud, kes on sündinud täpselt ühel ajal erinevates maapunktides, kohtades ja lihtsalt ei ole nagu näha, et seal oleks tõesti mingit seost selle hetkega, millal sa sünnid ja milline sinu tulevik siis olema saab. Need inimesed ei ole nii sarnased, et seda mõju leida, aga selle paradigma muutusega astroloogias ma nagu tooks välja, et paar aastat tagasi seda üritati isegi ju teha. Räägiti suurelt ja laialt sellest, kuidas tuhandete aastatega on ju nii palju tähistaevas muutunud, et tuleks astroloogia ümber mõelda ja nagu Martin varem korra välja tõi, et on ju neid, kes seda nüüd siis järgivad, kes väidavadki, et ongi aeg paradigma muutuseks ja teevad hoopis teisi ennustusi ja tähekaarte. Ja siis on neid, kes ütlevad, et ei, et traditsioonid peavad jääma ja nii nagu oli, ongi. Aga astroloogid ise ei ole huvitatud sellisest asjast. Nad võib-olla mõni on, aga üldiselt võttes astroloogia on nii-öelda isiksuste, üksik astroloogide selline asi nagu ajada ja võib-olla mõnes kohas on nagu seltsid ja asjad ka, aga nad ei tegele nagu teadusega, vaid pigem oma nagu eriala eest seismisega või niimoodi või seltsitegevusega. Aga teaduslik tegevus seal juures, see ei paku huvi, neil puudub isegi oskus selleks valdavalt.
no nüüd me jõuamegi tegelikult sinnamaani välja, kuhu ma juba alguses tahtsin jõuda, et üksikud kriteeriumid, kas ta siis on falsifikatsionism või ta on paradigma muutused, ei tee veel midagi teaduseks või mitte teaduseks, et tegelikult on see küsimus selline üsna mitmetasandiline ja keeruline, et tänapäeval sihuke leviv arusaam teadusfilosoofias on see, et me vajame lihtsalt väga palju erinevaid kriteeriume, mille järgi midagi hinnata. Me peame nagu vaatama neid kompleksseid küsimusi mitmetasandiliselt, et võib-olla me lähtume erinevatest loogikavigadest, mis on pseudoteadustele omased. Võib-olla me lähtume sellest, et ei toimu muutust, et me ei suuda leida ühtegi tõendavat katset, et väited, mida nad teevad, on umbmäärased, et rõhutakse autoriteedile või muud probleemid. Et tegelikult see on selline keerulisem küsimus, mis vajab teatavat vilumust või lugemust sellel teemal. Kas erinevus ei ole ju tegelikult selles, et kas mingisugune teooria töötab või mitte, et vahet ei ole, kuidas sa selle välja mõtlesid? Pigem on see sükene võib-olla, teadusega me jõudsime kuu peale ja tõime seda inimesed tagasi ka elusalt. See juba näitab, et seal peab olema mingisugune väga tugev korrelatsioon reaalsusega ja lõpuks ometigi päeva lõpuks, mida meid huvitab, on reaalne mõju ja mida me saame sellest kätte sellest teooriast. Ja kuu peal käimine põhines Newtoni füüsikal. jah, tegelikult seal ei ole vist vaja relatiivsust. Noh, ütleme, et ka nagu teadlasena teatud mõttes nagu võib rahul olla sellega, aga teises mõttes nagu mitte, et see on selline, et vaadake, kui ägedad me oleme ja kui palju me ära teinud oleme mentaliteet, et loodaks just nagu rohkem probleeme leida, rohkem arengut leida ka päris teaduses, et ikkagi teatud sellised kriitikapunktid peavad olema konstantselt paigas, et kuidas edasi liikuda, kuidas täpsemaks, paremaks liikuda. No see teaduse ja pseudoteaduse eraldamine on tegelikult oluline, tuleks siia igapäeva elu juurde tagasi, eks on oluline kas või meil poliitikate kujundamisel. No osadele pakub võib-olla vinget just see, et kas mingisugused keeluseadused toimivad, eks ju. Või kas äkki tuleks mingisugused keeldusid hoopiski vähendada, muuta liberaalsemaks mingisugused asjad. Et sellised otsused kindlasti võiksid põhineda võimalikult parimal teaduslikel uurimustel, eks ju, olgu nad siis niisugused vaatluslikud uurimused või ka niisugused interventsiooni uuringud või siis vaadata, mida teistes riikides on tehtud ja mida avastatud, eks ju. Et paraku tihti tundub, et mõningased sellised poliitilised otsused tehakse lihtsalt kõhutunde põhjal või selliste sisse süstitud mingitel moraalsetel kaalutlustel, mitte aga siis alati on olnud. Ja ka populaarsuse teemal. Aga selliste populaarsuse ja traditsioonide põhjal, eks, aga võiks minu meelest olla rohkem teadust ka poliitilistes otsustes. Eriti mis puudutab väga suurte hulga inimeste elusid ja eriti sellistel puhkudel, kus seda teadust on võtta. Tihtipeale näiteks konkreetselt keelupoliitika juures on riik ja isegi riigid rahvusvaheliselt koostöös on konkreetse valdkonna uurimise ära keelanud praktiliselt, et ei ole võimalik teha paljudes riikides, sealhulgas USA's korralikke katseid näiteks narkootikumidega või mis on narkootikumide nimekirjas, isegi niivõrd ütleme rahvakeeles süütu asi nagu kanep, et kui tahaks keegi teadlane uurida kanepi mõju rottide peal USA's, siis see on jube raske, on luba saada selle jaoks. No seal tuleb eetikakomitees saada luba, et võib loomi kasutada mingisuguses katses. Aga see on nagu üks näide, aga eks neid näiteid ole teisigi. Näiteks just hiljuti tuli uudis, kus Suurbritannia terviseminister või minister, kes tegeleb terviseasjadega, kaitses homöopaatiat. Ütles, et jaa, te siin teadlased olete öelnud küll, et homöopaatia ei ole nagu siuke teaduslik ja tõhus lähenemine, aga teate, väga paljud inimesed siiski usuvad homöopaatia heasse toimesse ja ma arvan, et me peaks ikkagi homöopaatiat rahastama riiklikust sellest haigekassa eelarvest.
no see on see placebo efekt mõnes mõttes ja ka valimiskasti efekt. Jah, et see on nagu appeal to popularity või nii-öelda ma rõhun sellele, et väga paljud inimesed usuvad sellesse, et see on teaduslik ja tõhus, järelikult tuleb sellega tegeleda, aga samas minister, kes tegeleb selle valdkonna teemaga, võiks olla teadlikum ja targem või siis kuulata oma nõuandjate nagu soovitusi, eks ju, et see on see koht, eks ju, kus teaduse ja pseudoteaduse eristamine tuleb otseselt nagu igapäevaellu, sest juhul, kui näiteks avalikest vahenditest hakatakse rahastama homöopaatiat, siis jääb raha vähemaks teistel ja teaduslik või niimoodi tõendatult tõhusate sekkumiste tarbeks. No see on selline igapäevaellu sekkumine ja teaduse kokkupuude poliitikaga ja rahastamisega muu teema, aga kui võtta nagu teadus kui selline puhta tegevusena, kui palju reaalselt igapäevast tegutsevad teadlast üldse kotib mingisugune teadusfilosoofia? Või on see küsimus umbes niimoodi, et nagu kui palju lindu mingisugune ornitoloog kotib, võime rääkida küll. Sa viitad siin Richard Feynmanile. Ja meil on ka stuudios ju päris teadlane olemas, tema võib rääkida, et kas sa tegeled teadusfilosoofiaga? Päris teadlane on palju öelda doktorandi kohta, aga ma tänan. No tähendab selles osas, et ma olen kindlasti oma teadusfilosoofia õpingutest palju võtnud. Ma pean ütlema, et minu jaoks ei olnud väga meeldiv Tartu Ülikoolis teadusfilosoofia loeng, kuigi ka sealt võtsin ma kaasa palju toredaid teadmisi, lihtsalt see, õpetusviis ei olnud päris meeldiv. Teisalt doktorantuuris uurimustöö metodoloogiat loenguna võttes oli õppejõud kuidagi avatum diskussioonidele nendel teemadel ja see ma arvan, et teadusfilosoofia teadlasele on oluline just nimelt diskussiooni sees viia, teadlastele meeldib väga diskuteerida ja see annab tõesti juurde kas või sinu enda sellisele uurimustöölisele eetikale, et kui sa mõtled nendele küsimustele igapäevaselt, kui sa mõtled sellele, kas see, mida teine teeb, on teadus, kas see artikkel, mida sa loed, millele sa viitad oma töös, on teadus, kas see on usutav, kas tal on probleeme, kus need probleemid väljenduvad, siis see aitab sinu enda tööd paremaks teha, sinu enda, mõtlemist tugevdada, enda kriitikat suurendada. Kui ma mõtlen nagu asjade peale, mida ma olen teinud aastate taga, mida ma praegu teen ja mida ma loodan tulevikus teha, siis selline tugev progressioon tänu enesekriitika suurenemisel on kindlasti olnud, nii et ma isiklikult nagu väga tugevalt siin härra Feynmaniga nõus ei ole, et otseselt teadlasele nagu teadusfilosoofia või üldse mingisugusel teemal mõtlemine kahjulik ei ole. No eks teadlased on sama kirju seltskond nagu kunstnikud, eks ju, et on ühele poole kalduvaid ja teisele poole kalduvaid, kes rohkem tahab teadusfilosoofiat, kes vähem ja nii edasi, eks ju. Aga kus teaduse maine üldiselt on niisugune kõrge. Kui keegi ütleb, et mingi asi on teaduslikult tõestatud, siis see on nagu niisugune kvaliteeditempel. Aga selle viguri on ära õppinud ka igasuguste toodete müüjad ja toodete ja teenuste müüjad. Kui öeldakse, et jah, et minu toode on teaduslikult tõestatud toimega, siis see on niisugune müügiargument. Aga üllatus, loomulikult ei ole sugugi mitte kõik, kes väidavad, et nende toode või teenus on teaduslikult tõestatud, ei ole sellist teadust seal taga, mis oleks tõestanud selle positiivse toime. Et sellist teaduslikku sõnavara või teadusliku sõnavara kasutamist või siis selline soov näidata oma tegevust teaduslikuna, et see on ka pseudoteadlaste seas üsnagi levinud. No kõige sagedamini me oleme ilmselt kuulnud sõna kvant kasutamist väga mitmetes olukordades, kus tegelikult sellise kvantfüüsikaga on seal väga vähe pistmist ja muud sellised sõnad, nano ja geeni ja sellised populaarsed sõnad. See on läbiv trend kogu aeg olnud. Nii kui teadlased on midagi huvitavat välja mõelnud, näiteks elektri ja magnetism, eks ju, kui seal 19. sajandil nendega tegeleti rohkem, siis
tulid ka sellised nii-öelda raviviisid, kes hakkasid kohe ütlema, et et siin on magnetiga ravime teil kõiki haigusi. Siis kui radioaktiivsus avastati, tulid kohe välja radioaktiivsed tooted, mis ütlesid, et nendega sa ravid ka endal kõiki haigusi. Ja müüdi radioaktiivset vett ja siis pidid seda jooma ja siis see pidi kõike parandama. Ja nii edasi, tähendab, nii kui teadlased jälle midagi avastavad, tuleb igavene trobikond sulle ussiõlimüüjaid kukile, kes ütlevad, et vaat meie nüüd kasutame seda ära ja ravib sul kõik haigusi. Näiteks kas geenitestid. Tehakse geeniteste justkui ja mingi geeniravi sulle pakutakse. Et need on praegu siin peab tegelikult eristama seda päris geenitesti ja seda, mis sulle mingi kuradi poes tehakse. No jah, muidugi tuleb osat eristada, aga see ongi see asi, kus kohas meil ise nii-öelda kodanike või tarbijane puutume kokku selle kohaga, kus kohas on meil vaja nagu otsustada, kas asi on teaduslik või asi on mitte teaduslik. Et siin on jälle see, kus see oskus kasuks tuleb. Ma nüüd tulen siia vahele sellise mõttega, et kui me peaksime sellest diskussioonist midagi kaasa andma inimesele, kes meid kuulab. Kui inimene loeb ajalehte, kuulab reklaame, kuulab sõbra soovitusi oma tervise osas, milliseid kriteeriume ta peaks hindama? Kas ta peaks mõtlema falsifikatsionismile või kas ta peaks mõtlema mõistatuste lahendamisele või millele ta peaks nüüd mõtlema? Et kas seda tasuks uskuda, kus tema selle piiri võiks tõmmata või kus ta selle oskuse võiks saada? Tead, inimesena, kes vahel guugeldab sellised väited, siis ma olen leidnud, et see on tegelikult on päris raske minu jaoks, et võib-olla te oskate siin nõu anda. Kui võtta mingi väide näiteks mõne taime kohta, et see peaks ühte või teist asja ravima või ära hoidma, mis iganes, siis tegelikult ei ole raske leida mingisugust teaduslikku uurimust, kus näiteks seda asja söödetud rottidele ja avastatud, et selline mõju või midagi sarnast mõju isegi on olemas ja siis see inimene, kes seda müüb, seda ainet või seda taime või mingisugust toidulisandit, tema ongi need 2-3 erinevad teadusuuringut kokku korjanud, mis tehtud rottide peal võib-olla ja mitte inimeste peal ja siis selle põhjal väidab, et näed, siuke mõju on olemas või isegi, kes on ausam selline, on ka sellised inimesi olemas, kes müüvad toidulisandeid, et nemad ütlevadki, et näed, et seda on testud rottide peale, siin on konkreetselt viited nendele teadusuuringutele, et me arvame, et inimese peal on samasugune mõju, aga sa võid ise enda peale järgi proovida. Ma annaks sellised mõned punktid, mida võiks vaadata või millele võiks mõelda. Et kui te kuulete selliseid mitte midagi ütlevaid, umbmääraseid väiteid, nagu näiteks kordades tugevam, kordades parem, tugevalt efektiivsem, siis üldiselt tasuks mingi häirekell kuskil lööma hakata. Tasub ka mõelda sellele, et kui keegi väidab, et kuna seda ei ole ümber lükatud, siis see on tõsi. Et see on ka selline üsna suur probleem, et fakt, et midagi ei ole ümber lükatud või siis, et see nagu ei ole üldiselt mingi probleem. See on selles ka populaarses History kanali sarjas Ancient Aliens või tulnud, et seal on selline pidev loogika, et kas on võimalik, et see niimoodi juhtus? Jah, on võimalik. Järelikult, jah. Täitsa võimalik. On ka probleem, kui ei avata üldse seda testimisele, et kui pakutakse välja, et näete, me tegime siin mingi meeletu energiaallika, me saame siit lõpmatult energiat kogu tulevikuks ja hakatakse seda müüma, aga ei anta täpselt teada, mis selle sisu on, et miks ja kuidas see töötab ja ei lubatagi testida. See on ka probleem. Ja siis ka juba varem räägitud progressi puudumine, kui miski on 1000 aastaid juba samamoodi olnud, siis see kindlasti ei pruugi tähendada, et see hea on. Et fakt, et midagi on vana, tähendabki ainult seda, et on vana. Ja ka ütleme sellise segase keelekasutus, nagu varem juba välja tulnud, et kvant ja geneetiline või mõjutab teie RNA transkriptsiooni või mida iganes, et selline keerulise keele kasutamine, ütleme näiteks mingi tervisetoote propageerimisel võib ka olla täitsa probleemne. Et tasub
uurida, natuke rohkem sügavuti minna. Kõige masendav selle nimekirja juures on enamuste asjade juures ma suudan tegelikult mõelda välja mingisuguse reaalse toote, mida müüakse niimoodi siukse loosungiga ja tegelikult ongi reaalne toode, et ta ei olegi niivõrd pseudoteadus, et jube raske on tänapäeval vahet teha. On kindlasti, jah. Muidugi kõige viimane, et kui keegi hakkaks tõesti mingi kvantudu ajama, siis täiesti kindel, et see on jama. Kvant-RNA. Kvant-RNA. Kvant ei tähenda tegelikult mitte midagi muud, kui et see on diskreetne ühik. Jah. Nii, kui me räägime kvantfüüsika, siis tegelikult see on, et seal on konkreetsed jupid, mida sa jagada on. Põhimõtteliselt mulle üritati selgeks teha, et need, kes teavad, millest nad räägivad kvantmehaanikast, mitte füüsikast. Kui me mõtleme selles mõttes, et kvantfüüsikalised nähtused on lihtsalt need, mis on jagatavad diskreetsete osadeks, isegi see juust minu külmkapis on kvantfüüsikaline nähtus. Aga nüüd lõpetuseks, et Martin, kuna sina oled väga selline prominentselt Eesti skeptilises ühiskonnas tegutsev ja muidugi sellepärast sa oled ka siin, et räägi, millised on sinu soovitused, millest sina lähtud, et neid vahesid teha. Ma tean, et sult kordades võib-olla iga päevgi küsitakse, et kuidas nüüd, miks sina pead otsustama, mis on ja mis ei ole tõsi? No kui ma kohtun mingisuguste väidetega, mis pretendeerib tõele, eks ju, siis ma skeptik ongi see, kes nagu uurib järgi, eks ju. No loomulikult on mul ka teatud autoriteedid, keda ma usaldan rohkem ja keda mitte, eks, aga autoriteetide usaldamisega on ikka ka see probleem, et iga üks võib ju eksida. Aga samas ei ole ühel inimesel ju võimalik olla kursis kõigi maailma väidetega, eks ju, et teatud autoriteetide kuulamine teatud olukordades on täiesti õigustatud. Küsimus on selles, et keda usaldada ja kui kaugele. Et tervise teemadel näiteks ma ise uurin tihtipeale ka nendest avalikest terviseuuringute andmebaasidest järgi, eks ju, Cochrane Collaboration näiteks on üks päris hea koht, kus saab nagu vaadata. Mis veel? Ikka tuleb sükene, loomulikult on sükene aja jooksul tekkinud nende hoiatavate sõnade ja sõnaühendite sükene baas nii-öelda oma pähe, et kui ma mingisugust sõna või sõnaühendit kusagil tekstis nagu näen, siis see paneb mul kellukese helisema ja siis ma muutun natukene, kuidas nüüd öeldakse, tähelepanelikumaks ja tekib tunne, et nüüd ma pean natukene lähemalt uurima seda asja, enne kui ma seda nii-öelda tõena raatsin võtta. Ega siin üldist soovitust muud saagi olla, kui olge tähelepanelikud, uurige, olge uudishimulikud, vaadake, mida teised on asja kohta rääkinud, mitte ainult need, kes asja nagu ise reklaamivad ja selle eest seisavad, vaid ka oponentide argumente. Ja sellest rägastikust ehk paistab ka natuke seda tõevalgust teie peale. Ärge kartke ennast kritiseerida. Ärge kartke mõelda kriitiliselt. Jah. Aga pooltunnist on nüüd saanud 40 minutit juba peaaegu, nii et ma arvan, et on aeg. Pole häda, see läheb net üles, seal ei saa ruum otsa nii pea. Jah, aga lõpetame ikka. Jah. Aitäh teile, et te mind kutsusite, oli üsna põnev diskussioon. Tore, sa tulid. Kohtumiseni. Kuulmiseni.